Nii, ühesõnaga, ma ei tea, kui palju siit kuulda on, mul ei ole seda õiget mikrit peas, aga me oleme ühes, no ei ole veel päris uues garaažis, aga te vist juba mingit videoklippi olete näinud, et poisid otsivad uude garaaži, see on juba avalik info, on ju? Mehed otsivad uude garaaži omale töötajaid, aga vanas garaažis on siin veel üks vana projekt ja vaatame üle, kuhu maani me oleme jõudnud. Tegelikult eelmine kord, kui me siin käisime, siis seda mootorit siin vahel ei olnud, see on siia vahele ilmunud. Siia on üks väike tugi ka auto pandud, loodame, et sellest saame lahti varsti. Aga autol on küljes äängelkitt, vedrustus, mootor on õige koha peal, vist käigukast tundus seal otsas olevat, Hansu selle kuldketiga ripub seal. Ja tegelikult on juba auto ju driftika nägu. Rattad juba nagu pööravad ja rattad justkui nagu peaaegu pööravad, natuke võivad paari kohta pihta. Väike rellu parandab selle mure ja tegelikult on juba äge. Mootori poole pealt me avastasime, et me peame mingid jahutused siia tegema. Oleme saanud siin mootori kaaslastelt või ühesõnaga samat mootori kasutavate inimestelt mingit infot, et siin on natukene kompressori kuumaga probleeme. Need lahendame ära ja tegelikult nüüd auto. Lähme proovime natuke sisse ka. Kõik on nii värske, nii uus, ma ei taha midagi kuskile pihta mõnda. Sisse mahtusin päris libedalt. Meil on siin suvi pedalboks. Meil on siin juba NP partsi shifter, äge, seda ei teadnudki. Ja suvi handbrake. Kõik on nagu õige koha peal, äge. Väga äge on. Esiklaas on ülikaugel. Väga naljakas feeling on, nagu väga äge feeling on. Nii huvitav ja räigelt headruumi on. Vau, ma olen väga üllatunud. Aga ma istun kompressoriga samal kõrgusel. Ma näen enda ette mingisugune 10 meetrit, aga ega rohkem polegi vaja näha, sest kõik, mis enne seda on juba hilja. Vau, ma olen väga üllatunud. See on esimene kord, kui ma siin autos istun. Kõva. Tule roin autost välja ära seda filmi. Puur on räme ilus. Kuidas tunned? Kuidas endal tunned? Autos on juba hea istuda. Autos on väga hea istuda. Just esimest korda istuda. Esiklaas on hästi kaugel. Jaa, see nina ja kõik tundub hästi. Ja. Kuidas purgi ise rahul jäi? Täitsa rahul jäi, et seal paaris kohast ma tegin hästi üles, kui sai, ja võiks rääkis veel äkki sellest. Jah, või selle üle. Talong on hästi kitsas, nagu mainitakse. Aga samas tunne sealt seisistus oli vastupidine. Ma kusjuures proovisin ka kiivriga, et päris palju. Need on jõnusad aiad ja esisild on vahepeal alla saanud? Jaa, esisilla ka. Esisild on kuskilt Indoneesiast meeldist. Ungaarist. Aga jah, siin tuli sellega ka mingid tagasilõkke ka. Et päris, ütleme, sild ise on Bolton, eks ju. Aga sellega kaasnesid sellised, ütleme, väiksed probleemid, kuna koilid on custom, ütleme, mitte custom, ütleme, Supra omad on ju, siis tekkis GSC probleem, kõrguse probleem, eks ju. Ja siis, ütleme, tuleb seal aretada veel vahele selle tugilaagri kõrgust, eks ju, ühesõnaga Morti on vaja kuidagi pikemaks nagu teha. Aga õnneks auto oleme toonud tunnestuudisse, nii et siis meile ei helistatud, et on probleemid, meile helistati, et kuulge, ärge muretsege, meil on lahendus. Nii et kõik on tibendist-tobend. Et ühesõnaga, auto on juba rataste peal, natuke kui kõrgustega. Me juba ütlesime, et 15% või? Jah, 15% on. Enam-vähem sinna kanti põhjust on juures. Kõva, asi areneb. Aga ega see ongi see algus. No väljast ei paista vaata nii palju nagu Ma see on alati, jah. Iga väike asi võtab nii palju aega. Et tegelikult on ka see, ütleme, kui see kontseptsioon, kui see vundament saab paika, siis tegelikult juba need Bolton tükid, sealt edasi roolid, kässarid, värgid, särgid. Küll see liin, mingid süksed, ta on juba sükke lihtsalt. Jah, just. Et praegu ongi need süksed kontseptsioonilised probleemid, mis tuleb ära lahendada ja välja mõelda, kas kaamera meil hakkab käsi ära verisema. Aga ega siin pikemalt kaamera vist ei piida. Tegelikult on ju äge. Raul, kuidas tunne on? Nii et... seal on veel üks huvitav Mersu. See on tõesti, jah, mehed on seal uue Mersu üles. Ma mõtlesin just uue slogani välja. Stay, mitte tune, vaid stay tuned. Stay Tuner stuudio. Ühesõnaga, varsti näeme jälle.
Käib või? No nii. Põmm. Esimene kaan on peal. Vaadake. Nagu mootor olema peab. Hakkab vaikselt looma. Põhimõtteliselt on siuke värk, et kui me saame täna selle kaunitari kokku, siis Mr. Max teeb reedel sillaseade ja äkki on võimalik isegi laupäeval juba sõita. Kes teab, loodame. Praegu liiga palju julge lootas. Siin üllatusin päris palju olnud. Aga lootust on. Radikas ei ole veel jõudnud. Korras siuke. See ongi nendel siuke. Ta praegu näitab ilust numbrit, sest õli pole seda radikas enam. Korra ringi ajama, vaata. Jäid sisse siia või? See oli hea. Ilus! Jälle lekib. Juba lekib, pole käimagi pand, juba õli lekib ju. Oota, siit. Süütapoolid on, pihustid on, süütapoolid on. Nukandur on, throttle position on, map sensor on. Valmis? Oota. Kolin oli nii kõva, et oota. Ei, tal on tühjad need. Jumala vaikne, tule kuula. Tule kuul. Ai. Mingit vaanat tükki näitud, he? Prügist. Ta tegid suure töö ära või? Jaa, ma tegin väga suure töö ära. Ma nimelt vaatasin kõrvalt, kuidas profid tööd teevad. Aga ega see ka lihtne ei olnud. Ei olnud. Noh, kõik norivad, vaata. Pead seisma siin niimoodi. No nii. On närvid läbi ka või? Ei, läbi ei ole, aga eks see esimese sõidu elevus on ikka sees. Ma panen kaamera tuppa ka, siis te näete ka, mis seal toimub. Et pigem on siuke põnevus elevus. Kohe saad rajale. Autos just meenutasime, et viimati ma sõitsin oktoobris ja vahepeal polegi rohkem sõitnud. Polegi ju isegi käivitanud mitte vahepeal autot. Nii et ei no mis seal salata, närvikõdi on sees ja ma ei hakka valetama. Vaata, kas kiiver üldse pähe mahub. Mahub õnneks. Näed midagi välja kaamera tagant või? Jaa, see õnneks väga ei sega. Sul on seda pressi vaja, seda vesti. Kaamera oma keelis. No nii! Raasilla!
Me oleme jõudnud lõpuks Viljandisse. Hooaeg hakkab pihta. Poistel on olnud siin mingi haige öö. Minu meelest siin mehed pole magada saanudki. Vaadake seda meest. See vend läheb kohe pulti. See on nüüd esimene sõit selle autoga, pole kunagi enne sõidetud. Palke seal töötas või? Mis oma telefoni pani? Võtad kaasa selle või? Kotti, mis sisaldab autodisaini poolt kujundatud ainulaadset tassi ja riidast kotti, mingeid No nii, Kevin Luige, sealt ta tuleb. On see Kevin Luige? Korraks oli lihtsalt ekraani peal vale nimi, see ajas mind segadusse. Ja muidugi on tegemist õige mehega. Stardis on valmis küll juba number 5. Et oled kuulnud, et kui sa palju võtsid ja palju vahemusi teed, siis enda süüd lunastada, nii et siin drifti... Ja siit paariks saab edasi number 49 Karpo. Aga siin ei olnud küsimus, sest et Ergo läks see võis... Ja juba esimene väike tolmupilv käis ülesse. Ja ei taha leedukas maha jääda. Luik tantsib seal ääre peal, asfalti ääre peal ilusti. Täna juba maininud oleme. Kevin Luige ei ole sõitnud siin mitu aastat, vahele on tal siin need sõidud ja etapid jäänud ja viimati siis 2020. Comini aastal mees endale semipro võiduga kindlustas, 2019 oli ta semipro teine. Ilusti külje kõrval siin lipumallis natukene väiksemaks kui
rajale on vahepeal lubatud ka Kevin Luige ja ta lätlane number 55 Dublinskis. ei tea, kas see on see Mersu number, kui tuleb Tartust ka ära. Ütleme, see oli Luigel siin ka väike boonus lendas Lipumaali kurvis. Tareme õige pea. Luige üritab siin korralikult eest ära küpsetada. Siit natukene lõikab ja istub sinna külje alla. Kuid siiski raske on tal järel püsida seal Luigel ikka. Luige sõidab mõnusalt head jood ka, mulle tundub, et